oi, siit tuleb hea ink. See metamorfoos, see ümberkujunemine kogu sellest õnnetukesest toakesest on kujuteldamatu. Oi ja ohohoo, tavapäraselt nagu ikka maakleril üle huult ei tule, aga täna on ta siin täiega kohale õigustatud. Tegelikult on ikka väga tore selline Tartu tudengipesa loodud. Absoluutselt. Kas sinu korteris ei olnud ju mitte midagi põhimõtteliselt? Kuidas sa hakkama said sellise eelarvega? No eks me ikka pidime natukene juurde panema. No tegelikult me oleks jäänud päris ilusti 1000 euro piiridesse, aga kuna meile ikkagi väga-väga meeldisid need liistupaneelid ja need on üks kulukamatest asjadest, mis siin on, minu arust on ta nagu kõige olulisem osa siin, sest ta annab nii palju juurde, et ehk siis me läksime üle umbes, mis see lõplik summa oli, 1356 eurot. Siin ei olnud mitte midagi, nii et tegelikult ma ei ütleks, et see summa on nüüd niivõrd suur, et võiks nutta. Ja kohe me saame teada, enne ta poleks saanud seda välja üürida, mis nüüd on uusin, siis vaatame, äkki saame kohe 1 kuuga need paneelid tasa nagu. Kui me eelmine kord kohtudes arvasime, et siin võiks ka teha selliseid väikseid üürimise ampse, siis miks ka mitte? Selle 2 nädalaga minu armastus selle korteri vastu siiski tõusis, kuna ikkagi oma kätega suur osa tehtud, siis lühiajaline rent tagaks selle, et ma saaksin olla rohkem nagu seotud selle korteriga.